Paljudes meeskondades on sõbralikud suhted ja omavahel suheldakse palju. Käiakse lõunal ja räägitakse justkui kõigest, aga lähemalt vaadates selgub, et need vestlused püsivad kahel tasandil neljast. Esimene tasand on eluolu. Kuidas puhkusel läks, mis lastel uudist, mis ilm väljas on. Teine tasand on töö üldiselt. Kuidas sul selle projektiga läheb, mida juhtkond otsustas, mida koosolekul arutati. Ja need kaks teemade ringi on mugavad. Need ei tekita kellestki pingeid, sest ei räägita üksteisest. Aga tegelikult on veel kaks tasandit, kuhu enamik meeskondi ei jõua. Nimelt, kolmas tasand on sinu töö. Mitte lihtsalt töö, vaid sinu töö. Millega sa hästi hakkama saad, mis on sinu võimalikud arengukohad. Neljas tasand on sina ise. Sinu käitumised, hoiakud ja väärtused. Ja need kaks viimast teemat on sellised, mis sageli rääkimata jäävad, sest need on isiklikud ja see võib olla ebamugav. Aga just seda peaksime me nimetama tagasisideks. Kahte esimest vestlust võib nimetada ju lihtsalt infovahetuseks. See on teema, mis paljudes juhtides segadust tekitab. Nad näevad, et inimesed saavad üksteisega läbi ja suhtlevad palju, aga päriselt olulised asjad jäävad välja ütlemata.